Tere, kallid Võru inimesed! Soovin kõigile head Eesti Vabariigi aastapäeva, palju õnne ja edu edaspidiseks. Soovib Kadi suvisest ja päikselisest Lääne-Austraaliast. Aitäh! Kallid võrukesed, head eestimaalased, palju õnne Eesti Vabariigi aastapäevaks! Palju õnne, totil bun Estonia. Tere, kallid kodumaalased! Soovime teile imeilusat 105. Eesti Vabariigi aastapäeva. Istudes siin Mississippi jõe kaldal, meenuvad kaunid mälestused lapsepõlvest, mida ma kannan alati sügaval südames. See armas moment kõndides üle mäe ja nähes korstnad suitsemas, ma teadsin, emakesel on soe söök valmis. Või need jalutuskäigud metsa, marjule või seenele. Või need lõputud möllud heinaküünis. Või laulmine laulukaare all kui üks mees. Need on momendid, mida ma alati kannan sügaval südames. Jäägu vabadus kestma igavesti, kallis kodumaa. Ma igatsen sind. Tere ja tervisi Argentiinamaalt. Ma olen Raju Elisabeth ja Peri-Võromaalt, Barhõlla vaihtusopilane Põhja-Argentiinan. See on mu edimene vabariigi aastapäev ilma lume, kiluvõileiva ja paraadita. Ja seepärast taha teile süömele panna, et hoidkem seod, mis meil vaban Eestin ja vaban Võromaal või alale on. Nagu oma hinda kiil ja põliskeele, puhas luudus ja luhthõng. See on see väga elementaarse ja tavalise asja saavadki kõige kallimpas kavvõn ollen ja kodu igatseden. Ma soovi teile kõigile hääd vabariigi aastapäeva ja näeme juba õige pea. Saludos desde sur, tšau! Kallid võrumaalased, tervitan teid siit Zürichi lennujaamast teel Portugali ja soovin teile imeilusat vabariigi aastapäeva. Kuigi ma olen Eestist ja Rõugest ja Võrumaalt ära olnud juba 26 aastat, sellest 20 olen elanud Zürichis, siis endiselt on mulle Võrumaa väga hingelähedane. Kunagi ei ole valutanud süda rohkem Võrumaa pärast kui sel aastal ja kunagi ei ole vabadus maitsnud nii magusalt kui sel aastal. Ja seda enam ma soovin teile vabariigi aastapäeval elujulgust, vastupidavust ja leidlikkust. Siit Mägiselt maalt, Mägisele, Lõuna-Eestile ja Võrumaale saadan imesoojad tervitused, elagu Eesti ja elagu Võrumaa! Tere õhtust, tere hommikust, ükskõik mis kellaaeg hetkel Eestis olla võib. Tervitan kallist kodumaad vabariigi aastapäeva puhul ja viibin ise hetkel Boyacás, Kolumbias, kus ma õpetan kohalikele noortele inglise keelt. Ja ühtlasi ka üritan aru saada siinsetest kommetest ja sellest, kuidas siinne kogukond elab, sellepärast, et olen hästi ühenduvuses oma kohaliku kogukonnaga Haanjaga ja ma ütleks, et alati reisides on see üks ainukese asju, mida ma kõige rohkem Eestist igatsen, just sealsed inimesed ja sealne loodus ja muidugi ka perekond. Ja ma soovin, et Võru maakonna inimesed kõik vahepeal reisides võib-olla oma mugavustsoonist välja tuleksid ja kogeksid midagi, mis on hästi kohalik või hästi traditsiooniline, mitte lihtsalt rannapuhkus ja tuleksid tagasi Eestisse uute ideedega ja võib-olla sellega, kuidas ka kohalikku kogukonda arendada. Oo, tere Võrumaa! Kuidas teil seal läheb? Meil läheb siin Lõuna-Floridas väga hästi, aga kuigi täna on väljas veebruar, siis ei ruska meil orgudes pajud, vaid rohetavad siinsamas palmipuud. Aga mis ma siin ikka pikalt jutustan, saadan teile pidupäevaks 15 kraadi sooja, siis jääb meile siia lõunasse veel 15 kraadi ja saavad taimed paremini kasvada. Aga eriliselt kuumad kallistused lähevad Vasseroosa külla
aruniidutallu ema ja isale, kes parajasti tõenäoliselt juba vürtsikilu söövad ja magustoiduks rukkileivakooki peale haukavad. Tervist ja terviseks Eesti, tervist ja terviseks Võrumaa! Tere, olen Kati ja olen viimased 17 aastat Inglismaal elanud ja kuigi ma olen Eestist suht kaua eemal olnud, siis sellegipoolest jäävad nii Eesti kui ka siis Võru, kust ma pärit olen, alati mulle kalliks ja iga aasta nüüd tähistan ma siis Eesti Vabariigi aastapäeva oma perega siin ja ongi tegelikult hästi tore vaadata võib-olla siis kaugemalt nähes ongi nii hästi näha, kui palju tegelikult Eesti ja ka Võru on aastate jooksul paremuse poole muutunud. Ja võib-olla ma tahtsingi siinkohal seda ka öelda, et absoluutselt kõik on võimalik, isegi kui me oleme pärit väga väikesest riigist nagu Eesti ja veel väiksemast kohast nagu Võru pärit. Nii et tahtsingi kõigile soovida siis ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva siit Inglismaalt. Tervitan teid kõiki kaugelt Ameerikast. Saadan teile kõigile rahu, õnne ning palju kordaminekuid. Võrul on alati tähtis koht minu südames ning juba ootan aega, mil saan sinna naasta. Tere! Oleme Romina, Ronja ja Raili. Saadame teile palju tervitusi Saksamaalt Wernigerrodest. Olen elanud poole oma elust Saksamaal. Tulin siia ülikooli turismindust õppima ning muidugi ka piimajõgesid ja pudrumägesid otsima, mida ma paraku siiani veel leidnud ei ole. Seega päike on igal pool ühtemoodi ere ning rohi sama roheline ning taevas sama sinine. See on lihtsalt teisjäneses, mis te sellest teete. Eesti Vabariigi aastapäeva puhul soovime teile ühtehoidmist, armastust, nalja ja naeru, aga ka tõsistel ja rasketel hetkedel te kokku hoiaksite. Ning teadke seda, et Eesti haridus, Eesti digisüsteemid tõesti Eestis on lihtsalt väga-väga tore. Osake seda hinnata ning kandke seda edasi kogu maailma. Kõike head teile, sõbrad! Saadame teile ka tervitused lossieelselt väljakult ning mõningaid linnavaateid ning soovitan kõigile käia välismaal, kuid alati pöörduda koju tagasi, sest kodus on siiski kõige parem. Soovin, et kõigil oleks leib laual ning oleks kodusoojust ning et te peaksite lugu Eesti traditsioonidest, nii nagu meie ka seda välismaal olles teeme. Kõike head, ilusat pidupäeva teile! Tere Võrumaa inimesed! Minu nimi on Piret, olen sündinud Vastselinas, kuid 20+ aastat elan juba välismaal. Tänased tervitused teile tulevad USA'st Florida osariigist. Head vabariigi aastapäeva! Soovin teile kõigile palju rahu südamesse, rahu meie maale ja loomulikult rahakotti. Maailma kõige ilusamas kohast juba elate, seda enam soovima ei pea. Pidutsege, sest Eesti Vabariigi aastapäev on pidutsemist väärt. Kõike paremat!